kohe mängima panna ja läksime. Mängitakse siin kohe kas pika palliga ja nii nagu siin viimasel ajal kombeks on, Ütsi pikendab Sauli jalga, kes saab nüüd palliga tõusta ja väga hea vahelt sööd siin Krutopile, kas Krutop saab löödud ja kas on 1-0 ja tundub, et nii on, sellepärast, et äärekohtunikul lippu püsti ei ole. Appelleeriti siin küll, Elva mängijad natuke appelleerisid suluseisule, aga kuna naiste meistriliigas veel videokohtuniku abi ei kasutata, siis see otsus, mis kohtunik tolles hetkes teeb, see otsus jääb. Ilmselt liigutakse sealt ette tsooni ja üritatakse sellise segaduse peale mängida ja tulebki sinna ette poole ja lähebki! Ja Kärt Ütsi ühe korra proovisid, kombinatsiooni ei tulnud nii hästi välja, aga nüüd Kärt Ütsi väga hästi lahendab ära, et siin korra sai värava ees proovida peale lüüa ja ei tulnud välja ja nüüd ühe puutega peaga väga ilusti suunatud. Ja Anett Vilipuu, kes on väravas, aga nüüd tuleb jälle hea pall sinna keskele ja see on seal ja nüüd tulebki 2-1 ja sarnaselt esimesele poolajale Kalev läheb seda mängu juhtima kohe siin alguse poole, jällegi Vanessa Krutop värava autoriks on, nii nagu ka esimese värava puhul seekord, jah, ütleme nurgalöögis siin peaga küll ei löödud, aga tuli sinna keerata ennast ja proovib siit Fjodorovale seda palli samast koridorist läbi kaitseliini mängida, nii nagu esimesel poolel päris palju neid palle läks, aga hetkel oli Jüris valmis, aga nüüd Roka on nüüd üks seal ette võtmas, lükkab Ütsile, kas Ütsi saab lükatud seal ja kas on väravas ja on kohe 2-2 ja samamoodi nii nagu Kalevil lõi mõlemad väravad Vanessa Krutop, siis Kärt Ütsi lööb ka oma teise värava tänases mängus. Ja kuuleme siin ka sellist värava tähistuslaulu legendaarselt bändilt nimega Rammstein. Mõlemad on nüüd oma saldo 3 peale tõstnud siin omavahelistes mängudes. Siis kui on palju väravaid, on mõtet sellist statistikat ka pidada, aga nüüd vasakult äärelt tulemas on Kalev siit ja kas tuleb värav ja milline maasikas sealt tuli Fjodorova poolt. No nüüd on see ikka õige lahtiseks läinud teisel poolel see mäng, et pakutakse ühel pool ja teisel pool väravaid. Ja siin täpselt siin kõrgemalt pressib ja aktiivsemalt tuleb, et kui siin isegi teise poole alguses natuke see passiivsemalt võeti ja nüüd tuleb väga hea sööd Sunts, kas lööb peale ja 3, issand jumal, 3. Ja väga hästi mängitud oli see värav praegu. Ja saavad siin Kalevi mängijad ka pahandada natuke oma väga pikalt kummagi võistkonna, kes praegu pall pole püsinud ja hästi leiti siin Orav ja nüüd Krutopile uuesti, kas tuleb 3. värav Krutopile. Kübaratrikk Vanessa Krutopile tänaseks on kirjas ja no ütleme nagu siin terve mängu tegelikult Elva hädas on olnud natuke see enda selle kaitseliini omavahelise siis koostööga. Ja nüüd on jah, Kalevil mõlemad äärekaitsed on tegelikult rünnakuga kaasa tõusnud ja seal taga on ainult Mirjam ja Soasepp. Aga nüüd siit tuleb peale löök ja on seis. Ja ongi seis meil, mul on juba arvestus sassi läinud, igatahes Vanessa Krutop lööb oma 4. värava täiesti, ütleks, mitte nüüd päris tühja koha pealt, aga jäi siin veel, jäin mina unused ära, aga no nüüd ei püsi see pall kummagi võistkonna käes jällegi väga pikalt ja Hunt üritas sisse murda, aga nüüd on Männiste, saab kaugelt lüüa ja seis on 4-5. Väga ilusti löödud sooritus Loviisa Männiste poolt. Ja väravaid ja põnevust selles mängus igatahes jätkub. Mõelduseks ääre pealt palli, kas saab nüüd sinna kasti panna pall ja tuleb ja siis
ja on meil seis 6-4. Vanessa Krutop lööb oma 5. värava. Selline mäng, mis aina annab. Ja ei teagi nüüd peast kohe öelda. Vanessa omavahel mingi plaani kokku panid. Orav jalutab nii muuseas mööda, aga ei saa seda palli ja Lehtmets lööb otse peale ja korraks ja kas nüüd on pall veel lahtiselt ja läheb ühele poole, teisele poole ja läheb lõpuks väravasse. Ja Jane Mirjam saab oma värava ka kirja. Seis on siis 7-4. Natuke on selline mingitel hetkedel ei läinud ta selle palli peale. Üks lisaminut on meil juba üle läinud ja saabki läbi see meie tänane meistriliiga mäng. Sellises väravate rohkes mängus siis võitis võidu seekord Kalev. No nii, oleme kaamera ette saanud Elva peatreeneri Deniss Samoilovi. Deniss, 7 väravat lõite küll ise ka päris palju, aga tõenäoliselt vist väga rahule ei saa mänguga jääda, et võtta siin paari sõnaga kokku. Jah, 7 väravat kodus lasta on tõesti palju. Sellised numbrid tablool viitavad sellele, et kaitsefaasis on väga palju arenguruumi veel tegelikult. Teil oli täna päris palju puudu ka, ja olite sunnitud siin platsimängija Merili Jürise vist juba mitmendat mängu väravasse panema, et hooaja lõpp, et kuidas sellega seis on mängijatega? Jah, väravai koha pealt meil laenul olev mängija läks tagasi poole hooaja pealt siis tagasi Tammekasse, siis meil jäi ainult üks põhiväravat ja kuna see mängija sai vigastada, siis tuli mängijal see positsioon hõivata ja Merili oli selles mõttes julge ja trennides on ka näidanud, et ta tegelikult on tubli. Mis puudutab kogu muud koosseisu, siis jah, hooaja lõpp on keeruline mängijaid siin erinevatel põhjustel, kes on vigastustega, kes on haigustega väljas olnud, et oli täna ka ainult 2 vahetust, aga loodetavasti järgmistes mängudes on juba mängijad tervemaks saamas ja saame lisakäiku juurde panna. Ja, et nüüd on koondise paus vahele tulemas, et saate natuke ravida, natuke haavu lakkuda. Kas on praegu juba mingi mõte, et millele saab just nimelt tänu sellele, ütleme, vahele jäänud voorule tähelepanu pöörata? Kaitsetegevus. Meie tänase väravamaisina Vanessa Krutopi kaamera, et Vanessa, esiteks palju õnne. Ütle mulle, kas on olnud mänge, kus sa nii palju väravaid löönud oled? Aitäh! Ei tule meelde. Võib-olla 4 kõige rohkem ja see oli siis Põlva vastu, aga nii 5 ma ei ole löönud, et tundub, et Floraga mängisime viimased 2 mängu päris järjestikku, kus ei võimaldanud meil palliga mängida, pidime rohkem istuma ja siin sain nagu lustida ja tuli nagu kohe jalad sügelisid, nagu tahtsin väravat lihtsalt. Tundub, et need Lõuna-Eesti võistkonnad sobivad sulle hästi. Teil ka täna natuke koosseisuga keeruline oli, et Anett Vilipuu oli väravas ja oli teil ka päris palju puudujaid, et kuidas sa üldiselt võistkonnamänguga rahule oled jäänud? Selle konkreetse mänguga pigem mitte nii hästi, et lasime ikka 4 väravat, et see ei ole päris ideaalne. Aga üleüldiselt muidu nagu sobib ja kuna Roberta on praegu väljas, siis Ursula väga hästi asendab teda. Jaa, nüüd ka koondise paus tulemas, pärast seda on teil mäng Sakuga, kellega ka päris põnevad mängud see aasta on olnud, et kas proovid seal ka 5 lüüa või paned natuke juurde veel? Selle ma jätan saladuseks.